Venemaa alustas kevadet suurte plaanidega. Massiivne pealetung, Donbassi kokkuvarisemine. Ukraina murdub lõpuks Venemaa jõu all. Selline oli Kremlist tulnud sõnum kevade alguses. Aga nagu paljude asjadega, mis tulevad Putini käsilaste suust, oli see sõnum, ütleme nii, veidi mööda. Venemaa kevadrünnak kukkus läbi ja möödunud aasta jooksul on Putini jaoks esile kerkinud midagi hirmutavat. Ukraina andis 100 000 Vene sõdurile laastava löögi. Käiku on lastud geniaalne uus taktika, mis on viinud Putini armee surivoodile. Isegi venelased näevad lõppu tulemas, kuid Putini pea on nii sügaval liivas, et ta ei saa aru, mida lahinguväli talle ütleb. Venemaa kaotab. Kogu initsiatiiv on Ukraina käes. Ja kui selles selges faktis peaks üldse kahtlusi olema, siis piisab vaid vaadata Venemaa kevadkampaaniast ilmunud tegelikke numbreid. Massiivne pealetung, mis pidi looma eelduse Donbassi langemiseks sügiseks, on selle asemel olnud Venemaale karm meeldetuletus, et Ukraina näib ainult tugevamaks muutuvat. Ja need numbrid pärinevad Ukraina mehitamata süsteemide vägede karismaatiliselt ja kurikuulselt juhilt Robert Brovdilt. Täna, 4. juunil 2026. 358 päeva pärast SBS Grupi loomist 11. juunil 2025. Linnud ületasid 100 000 vaenlase biomassi korjuse piiri kinnitatud pöördumatute ja sanitaarkaotustega, kuulutas Brovdi Telegrami postituses. Vene ussid, nagu Brovdi neid nimetab, on läbi elanud kevade, mis jääb aastateks meelde. Ja sõdurite arv, kelle Ukraina on vaid 1 aastaga kõrvaldanud, on eriti alandav, kui seda vaadata kontekstis, kui suurt väge arvas Putin vajavat kogu Ukraina vallutamiseks. Juba 2022 aasta veebruaris, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi, määras Putin selleks 180 000 sõdurit. Need sõdurid ründasid 4 suunal: Kiiev, Donbassi piirkond, lõunapoolne Tavria piirkond ja Siverski-Slobužantšnia piirkond. Idee oli lihtne: vallandada tuletorm, mis viiks Ukraina kokkuvarisemiseni 3 päevaga. Aga Ukraina jäi ellu ja nüüd on Ukraina kõrvaldanud piisavalt Vene sõdureid, et see moodustaks rohkem kui poole sellest jõust, mida Putin algselt arvas olevat piisav oma vaenlase kukutamiseks. See on piinlik. Selge süüdistus Putini täielikus läbikukkumises elada üles sellele suure sõjalise taktikuna loodud kuvandile, mille ta endal oli loonud. Aga veelgi enam kui kõik eelnev on see, mida Ukraina saavutas 2026 aasta kevadel, tunnustus riigi taktikalisele geniaalsusele, sest nad võtsid relva, mis on määratlenud Ukraina sõda ja muutsid selle tõeliseks mängumuutjaks, mida Putin kunagi ette ei näinud. Asjad hakkavad Ukrainas muutuma. Aga enne kui me süveneme põhjustesse, vaatame veel mõnda numbrit. Ukraina olukorra pöördepunkti saab otseselt seostada Ukraina armee mehitamata süsteemide vägede ehk USF-i loomisega 11. juunil 2025. Ukraina kasutas droone juba ammu enne selle väe loomist, kuid koos USF-iga tuli süsteemsus, kontroll ja koostöö. Drooni strateegia formaliseerimine, mis hakkas 2025 aasta teisel poolel Venemaal kaost külvama ja on 2026 aasta keskpaiga poole liikudes kujunenud tõeliseks mängumuutjaks Ukraina sõjas. Need üle 100 000 Vene sõduri, kes nüüd tänu nendele droonidele on surnud või vigastatud, on alles alguspunkt. Alates oma loomisest on USF sooritanud 350 000 kinnitatud lööki Vene sihtmärkide pihta, olles vaid mõni päev vähem kui aasta jooksul täitnud 1,65 miljonit lahinguülesannet. See teeb 5000 väljalendu päevas ja siit edasi lähevad numbrid Venemaa jaoks ainult hullemaks. USF on viimase 12 kuu jooksul hävitanud 248 Vene õhutõrjesõidukit, 817 Putini tanki ja 1379 soomukit, sealhulgas soomustransportööre ja jalaväe lahingumasinaid. On veel palju muudki. Ukraina droonide surve all on Venemaa kaotanud 4890 suurtükisüsteemi, kuulutab Brody. See on Venemaa jaoks rindel laastav. Suurtükivägi peaks andma tuletoetust, mis võimaldab jalaväel edasi liikuda. Aga hoopis Vene suurtükivägi on tules ja selle tagajärjel surevad Vene sõdurid massiliselt. Ja see jätkub. 342 iseliikuvat suurtükisüsteemi, 13 lennukit ja kopterit, 281 mitmikraketiheitjat, hämmastavad, 26 430 logistikasõidukit ja veelgi rohkem luure- ning ründedroone. Kõik need on langenud USF-i jõu ees, kuna Ukraina süsteemne lähenemine droonisõjale, mille nad ise välja töötasid, toob Venemaale Putini tegude eest ränka kättemaksu. Siis jõuame tagasi kaotuste juurde. Kõigepealt pea meeles, et need arvud, mida oleme jaganud, pärinevad ainult USF-ilt.
Venemaa on viimase aasta jooksul kogenud sadu tuhandeid rohkem kaotusi, kui arvestada kõiki Ukraina kaitsejõude ja üksusi. Teiseks, täpne arv Vene sõdureid, kelle USF on hävitanud alates üksuse moodustamisest 2025. aasta 11. juunil, on 100 082. Neist 53 477 tapeti ja 46 605 sai haavata. Venemaa surnute ja haavatute suhe on täiesti paigast ära. Depuy instituut tõi selle esile uuringus, mis käsitles mitmeid 20. sajandi sõdu, milles osales USA sõjavägi. Kokkuvõttes oli tapetute ja haavatute suhe alati haavatute kasuks. Esimeses maailmasõjas oli iga tapetud sõduri kohta 3,83 haavatut. Teises maailmasõjas oli iga tapetu kohta 2,41 haavatut. Korea sõjas oli see suhe 2,8, Vietnami sõjas 3,14 ja Afganistani sõjas 9,98. Kõik haavatud ühe tapetu kohta. Ja ometi kogeb Venemaa rohkem tapetuid kui haavatuid. See on katastroofiline. Ja näitab meile, et Ukraina on muutunud tõhusamaks tapamasinaks, kui Putin oleks eales osanud ette kujutada, kui ta 2022 aasta veebruaris alustas oma plaani Ukraina 3 päevaga hävitada. Ükski USF-i arvudest ei ole oletuslik. Iga number, mida Brody teatab, pärineb Ukraina delta-süsteemist. Kõik on jälgitud ja kinnitatud. Tõendid on süsteemis olemas. Kõik, mida Ukraina peab tegema, on numbrid kokku liita, et näha, et aasta USF-i operatsioone on toonud Venemaale hävingu. Ja järgmiseks 12 kuuks on USF seadnud endale uue eesmärgi – 200 000 kaotust. See on 2 korda rohkem kui nende esimese tegutsemisaasta jooksul põhjustatud kaotused. Tuume jutu tagasi kevadründe juurde. USF-i hämmastavad numbrid sobituvad hästi 3 kuu perioodi, kus Venemaa oli kaotanud tohutul hulgal elavjõudu väga vähese kasu eest. United 24 Media andmetel on Venemaa kevadpealetung maksma läinud peaaegu 100 000 sõduri, kellest paljud on langenud USF-i droonide tõttu. Väljaande sõnul suutis Venemaa 2 kuu jooksul, märtsist aprillini, okupeerida umbes 300 ruutkilomeetrit Ukrainast. Veebruari ja märtsi vahelisel perioodil vabastas Ukraina 400–500 ruutkilomeetrit, mis viitab sellele, et praegu on olukord Venemaa jaoks sisuliselt ummikus. Seda Hinningat Tõotavat Institute for the Study of Wari ISW andmed. See ütleb, et Ukraina väed on suures osas peatanud kevad- ja suverünnaku ning nii aprillis kui mais oli Venemaal territooriumi netokadu, kui arvestada välja infiltreerimisüksused, mis tegutsevad hallides tsoonides, mida kumbki pool ei kontrolli. Aprillis oli Venemaal netokadu 116,01 ruutkilomeetrit, teatab ISV. Mai oli Venemaa jaoks veelgi halvem. Umbes 281,10 ruutkilomeetri suurune netokadu tähistas madalseisu, mida Venemaa pole näinud alates Ukraina suurest vastu pealetungist 2023 aasta suvel. Võib-olla on seisak vale nimetus. Venemaa kaotab aktiivselt territooriumi Ukrainale. Kevad on olnud Venemaa jaoks läbikukkumine. Suvi ei tule palju parem, eriti kuna mehitamata süsteemide väed, USF, tihendavad oma rünnakuid. Kui mehitamata süsteemide väed suudavad hakata saavutama igakuiseid numbreid, mis viiksid järgmise 12 kuu jooksul 200 000 kaotuseni, siis juba surivoodil olev Vene armee maetakse 6 jala sügavusele. Viimased raportid toovad esile, et Venemaa kaugmaa rünnakud Ukraina tsiviilelanikkonna vastu on intensiivistunud käsikäes Putini vägede läbikukkumisega rindel. See peaks olema näide Venemaa õhuvägede tugevusest. Tegelikult see seda ei ole. Need suurenenud rünnakud Ukraina asustuskeskuste vastu on viimased hingetõmbed Vene pealetungist, mis on juba kokku varisenud. Venemaa saadab ühel päeval Kiievisse ja ümbritsevatesse piirkondadesse 1500 drooni, sest nad on meeleheitel. Suur droonide arv jätab mulje, nagu oleks Venemaal lahinguväljal initsiatiiv. USF-i andmed näitavad, et see ei vasta tõele. Kuid veelgi enam, need näitavad Ukraina strateegia arengut, millega Venemaa toime ei tule. See areng on muutnud kõike Ukraina sõjas. Aga enne kui sellesse süveneme, kiire märkus. See on The Military Show. Kui saad kanalilt väärtust, siis praegu on ideaalne aeg tellida, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Nii et Ukraina on oma taktikat arendanud. Mis need siis on? Nagu varem mainisime, on droonid juba aastaid olnud Ukraina strateegias võtmerollis. Kuid USF-i andmed näitavad meile, et kui varem ründasid Ukraina üksused Venemaad droonidega ilma tegeliku koordineerimiseta, siis nüüd on sellest saanud USF-i juhitud süsteemne kampaania, mis on toonud lahinguväljale robootikajõu. Sõjakäik pöördub Ukraina kasuks, sest robotarmee, mida riik on aastaid ehitanud, on nüüd suurem ja organiseeritum kui kunagi varem. Ukraina on nüüd maailma liider sõjalise droonitehnoloogia vallas.
The Observer kirjutab, et riik toodab vähemalt 4 miljonit drooni aastas. See number kasvab veelgi. Jaanuaris teatas Euromaidan Press, et Ukraina plaanib 2026. aastal toota 7 miljonit drooni. Praegu arvatakse, et droonid põhjustavad umbes 80% lahinguvälja kaotustest mõlemal poolel, kuid just Ukraina on selles sõja kriitilises valdkonnas ülekaalus. Kuidas? Tapmistsoonide laiendamisega. Jällegi, Ukraina tapmistsoonid ei ole 2026. aasta sõjas mingi uus nähtus. Need on eksisteerinud juba pikka aega, kuigi pärast USF-i loomist on need läbi teinud palju muutusi. Varasemad tapmistsoonide versioonid ulatusid umbes 10–20 kilomeetrit üle rindejoone ja hallidesse tsoonidesse selle taga. Idee oli lihtne. Muuta juba ainuüksi rindele liikumine Venemaa sõdurite jaoks surmavaks. Oma tapmistsoonidega on Ukraina kõrvaldanud tuhandeid Putini käsilasi ja sadu tehnikatükke juba enne, kui nad jõuavad positsioonidele, kus nad võiksid rindeliini kindlustusi ohustada. See oli juba geniaalne strateegia. Nüüd on see veelgi võimsamaks muudetud. Venemaa suur probleem on see, et tapmistsoonid on muutunud suuremaks kui kunagi varem. Uue põlvkonna keskmaa droonid on muutnud endised tsoonid, mis ulatusid tosinkonna kilomeetri kaugusele, nüüdseks sellisteks, mis katavad tohutuid alasid Venemaa tagalas. Ja me näeme seda kõikjal. Luhanskis kontrollivad õhuruumi Ukraina droonid Ukraina 3. armeekorpuse teatel. Need droonid suudavad lennata üle Venemaa poolt okupeeritud territooriumi, sest Putini vägedel puudub vastus Ukraina laienevale haardele. Midagi sarnast näeme ka Donetskis, kus Ukraina droonid on saavutanud tulekontrolli Donetski lennujaama üle, mida Venemaa kasutab logistilise sõlmpunkti ning droonide stardi- ja hoiukohana okupeeritud aladel toimuva tegevuse toetamiseks. Ukraina on samuti kasutanud oma droone, et kehtestada õhukontroll suure osa RR280 maantee üle, mis ühendab Venemaad Krimmiga. Tapmistsoonid ulatuvad nüüd umbes 100 kilomeetri pikkuselt. See areng ongi võimaldanud sellised numbrid, millest Ukraina mehitamata süsteemide väed teatavad. Aga see, mis järgmisena juhtub, tabab Venemaad tõeliselt ootamatult. Põhjus, miks Ukraina mehitamata süsteemide väed väidavad, et nad kavatsevad oma teisel tegutsemisaastal oma arvu kahekordistada, ei seisne ainult Ukraina arenevas tapatsooni strateegias. See pole veel kõik. Andmed mängivad Ukraina edus sama suurt rolli kui droonid, sest Ukraina väed on lahinguvälja luuretaseme ja kvaliteedi poolest Venemaast ette jõudmas. Selle avaldas Wall Street Journali 4. juuni raport, mis paljastas, et Ukraina Venemaale põhjustatud droonikatastroofi taga on salarelv. Ukraina löögiahel on tohutult kiirenenud, kuna Ukrainal on nüüd ligipääs reaalaja satelliidipiltidele, mida saab otse sõdurite telefonidesse saata. Need pildid koos tuhandete luuredroonidega, mis edastavad reaalajas kaadreid Vene positsioonidest tagasi deltasüsteemi, võimaldavad Ukrainal tuvastada ja rünnata sihtmärke kiiremini kui ühelgi teisel hetkel selle sõja jooksul. See Ukraina droonide aspekt on viinud selleni, et georuumilise luure edastamise aeg Ukraina lägedeni on vähenenud. 90%, mis on praktiliselt kahekordistanud Ukraina droonide kasutuselevõtu kiirust. Ukraina sõjaväe selle programmi kasutuselevõtt on esimene teadaolev juhtum, kus kasutati salastamata kaubanduslikke satelliidipilte. Need jõuavad otse sõdurini, et suunata reaalajas lahinguotsuseid. Ettevõtte sõjaliste analüütikute sõnul. Ajakiri ütleb seda Ukraina uue lähenemise kohta luureandmete kogumisele. Kaubanduslikke satelliite, mida Ukraina kasutab, on varem kasutatud Google Mapsi uuendamiseks ja kahjutute toimingute läbiviimiseks, näiteks ebaseadusliku kalapüügi tuvastamiseks. Nüüd kasutab Ukraina neid Vene sihtmärkide leidmiseks ning kui need varad leitakse, asuvad USF ja Ukraina teised drooniüksused tegutsema. See ei ole peen muutus lahinguväljal, see on droonisõja reeglite täielik ümberkirjutamine. See on hullumeelne öelda, arvestades, et Ukraina sõda on juba olnud uue, seni nägemata robotisõja stiili teerajaja. See on aga ka Ukrainale omane. Riigi sõjalised strateegid ei puhka kunagi loorberitel. Ukraina kohaneb pidevalt, kasutades ära iga edusammu, et Venemaad kahjustada. Just seda me näeme laiendatud tapatsoone ja kommertssatelliitide andmete kasutamisega, mis toimetavad luureinfot sõduriteni. Ukraina on Venemaast 2 sammu ees ja numbrid, mida mehitamata süsteemide väed ning kogu Ukraina armee praegu näitavad, tõestavad, et riigi lähenemine toimib. Mida see tähendab Putinile? Venemaa juht kaotab Ukraina sõja üle kontrolli kriitilisel hetkel. See pole ainult kümnete tuhandete sõdurite hukkumine ja varustuse hävitamine okupeeritud tagalas. Venemaal endal lendavad Ukraina droonid nüüd nii sügavale, et nad suutsid vaevata rünnata Peterburi vahetult enne Venemaa Davose majandusüritust, mida Putin püüab kasutada Venemaa majanduse tugevuse näitamiseks. Enne seda Venemaa kaitse ebaõnnestumist oli Putin sunnitud Moskva iga-aastast võidupühaparaadi nii palju tagasi tõmbama, et seal ei olnud enam ühtegi Venemaa sõjatehnikat.
see juhtus lihtsal põhjusel. Venemaa kartis, et Ukraina droonid tabavad paraadil olevat tehnikat. Ukraina droonid tabavad sügavamalt ja tugevamalt kui kunagi varem ning rinde- ja tapatsoonikampaaniate intensiivsus ei vähene. See on taasareng. Ukraina ehitab järjest tugevamaid ja arenenumaid droone ning kasutab neid organiseeritumalt kui kunagi varem. See ongi see, mida üle 100 000 Vene kaotuse ja kümnete tuhandete varustuse üksuste hävitamine mehitamata süsteemide vägede poolt ühe aasta jooksul Venemaa jaoks tegelikult tähendab. See ei ole haripunkt, see on alles stardiplatvorm palju hullemale, mis on ees ootamas. Venemaa armee on oma surivoodil ja Ukraina valmistub andma viimaseid hoope Putini 2026 aasta kampaaniale. Ja seda ei ütle ainult meie. Kogu Venemaal ütlevad Putini inimesed talle, et on aeg sõda lõpetada. Nad teavad seda, mida Putin keeldub tunnistamast. Venemaa jaoks on nüüd kõik läbi. Ükskõik kuhu vaatad, näed rahulolematuse allikat tekkimas. See on nähtav Venemaa eliidi seas, teatas Wall Street Journal 3. juunil. Üle kogu Venemaa ütlevad mõned riigi toiduahela tipus olevad kõige sõjakamad inimesed Putinile, et on aeg lõpetada. Nende seas on Oleg Sajov, keda Kreml kunagi armastas, sest ta on endine Ukraina parlamendiliige, kes on alates 2014 aastast toetanud seda, mida Putin Ukrainas üritab teha. Ühel hetkel valmistati Zaržovit ette selle nukuvalitsuse juhiks, mille Putin tahab Ukrainas võimule panna. Nüüd on see reetur oma isanda reetnud, hoiatades oma jälgijaid Telegrammis, et nad ei usuks vältimatu Vene võidu illusiooni. Teised, näiteks Venemaa droonisõja keskuse juht Aleksei Tšudajev, väidavad, et Venemaa ei ole mitte ainult ummikseisu teel, vaid liigub täiemahulise kaotuse poole, kuna Ukraina areneb pidevalt. Seda seisukohta jagavad ka Venemaa sõjablogijad, kes on sageli Putini sõja suurimad toetajad, kuid isegi nemad hakkavad oma juhile selga pöörama. Zarjov on alles algus. Kremli-meelne advokaat ja sõjablogija Ilja Remezlo on avalikult teatanud, et ta ei toeta enam Putinit, tuues selleks 5 põhjust ning väites isegi, et Putin on ebalegitiimne president, kes tuleks sõjakuritegude eest kohtu alla anda. Rotid kipuvad uppuvalt laevalt põgenema. Just seda me praegu Venemaal näeme. Need, kes Putini sissetungi algusaegadel rikastusid, püüavad nüüd kogu maailmale teada anda, et nad ei toeta enam oma juhti. See on enesealalhoiu instinkt ja paljuski on see hale. Aga see ei muuda tegelikkust, millega Putin nüüd silmitsi seisab. Nimelt seda, et kõik peale tema näevad, kuhu tuul puhub. Isegi Vene rahvas, keda Kreml pommitab hullumeelse propagandaga, ütleb Putinile, et on aeg lõpetada. TVP Worldi andmetel näitas Venemaa valitsusvälise Levada uurimiskeskuse veebruaris läbi viidud küsitlus, et vaid 24% vastanutest soovib sõja jätkumist. 67% küsitletutest ütles, et on õige aeg, et Venemaa liiguks rahuläbirääkimiste suunas. Ja see kõik oli juba veebruaris. Sõjavastased meeleolud Venemaal ainult kasvavad, kuna üha rohkem droone tabab Venemaa territooriumi ja avalikuks tulevad sellised arvud, nagu USF jagas. Putin ei lõpeta sõda. Ta on juba tagasi lükanud Zelenski viimased üleskutsed rahuläbirääkimisteks, väites, et sellel pole mõtet, püüdes jätta muljet, nagu Ukraina president ei tahaks tõsiselt rahu saavutada. See on vale. Mida Putin tegelikult mõtleb, on see, et ta teab, et Venemaal pole enam ühtegi trumbikaarti alles, mõjuvõim on kadunud. Ükskõik milline rahu, mis läbirääkimistest tuleks, ei too Putinile seda, mida ta soovis, mis tähendab, et kogu tema sissetung jääb ajalukku kui katastroofiline Vene elude raiskamine. Putin ei taha, et see oleks tema pärand, seega sunnib ta võitlust jätkuma, isegi kui Vene armee surmakorin kajab üle kogu tema maa. Putin ei saa oma pärandi eest põgeneda. Ainus, millele ta nüüd loota saab, on see, et ta sureb enne, kui ta ajalooõpikutesse läheb kui läbikukkuja, kellena ta teab end olevat. Kui isegi venelased ütlevad talle, et on aeg lõpetada, peaks Putin teadma, et kõik on läbi. Ja me näeme, kuidas olukord pöördub kõikjal Ukrainas, eriti Luhanskis. Me mainisime varem, et Ukraina kontrollib nüüd õhuruumi territooriumil, mida Venemaa on sõja algusest peale okupeerinud. Uuri, kuidas Ukraina seda tegi ja mida see kõik Venemaa jaoks tähendab, vaadates meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, kui me jälgime Putini poolt üles ehitamata jäänud Vene impeeriumi hääbumist. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!